No nii, meie järgmiseks prooviautoks on auto, mis, kui me kogu aeg räägime, et auto on seest nii suur, siis see auto näeb ka väljas tõeliselt suur. Et mis autoga tegemist on? Jõudis kohale siis ABC Motorsis uus Dacia Jogger. Ja see on siis kuni 7-kohaline pereauto. Seda saab ka 5-kohaliselt. Ta on natuke siuke mahtuniversaali ja universaali vahepealne. Ta ei ole nüüd päris siuke perebuss. Ta on pigem universaali moodi, aga sinna mahub 7 inimest kenasti sisse ära. 5-kohalisel versioonil on hästi suur pakiruum, nii et hästi siuke peresõbralik ja praktiline auto. No Dacia müüginumbrid on teinud viimasel ajal suure hüppe. Dacia filosoofia, eks ole, on kogu aeg olnud pakkuda inimestele sõiduvahendid ja pakkuda ainult seda, mida neil vaja. Et kui sa hakkad mõtlema, sul tegelikult ei ole vaja elektriliselt reguleeritavat juhiistet või ma ei tea, kitsetalle nahast rooli. Et täitsa okei on ka, kui see rool on sul kaetud kunstnahaga ja ta kestab täpselt sama hästi. Ja samas kõik siuke oluline varustus, turvavarustus, kõiksugused parkimisabisüsteemid, tagurduskaamerad, need on Dacial kõik olemas. Mootor on jõuline, pakub sõiduelamust, et kõik, mida inimesel vaja on autost, on Dacial olemas ja see hind on ikkagi nii palju taskukohane, et see toobki selle vahe sisse, et miks inimesed Daciat ostavad. Kui ma vaatan seda Dacia Joggerit, siis 7 kohta, pluss ma näen siin ekraanid, et siin ei saa rääkida, et siin ei oleks mitte midagi selle raha eest saada. Ja mitte ainult see, vaid siin on ka hästi palju nutikad lahendused, nii nagu Renault ja Dacial ikka. Minu üks lemmik on jällegi need kohaldatavad katusereelingud, et miks me oleme siiamaani kogu aeg tootnud autosid, millel on katusereelingud ainult ühte pidi, kui need on võimalik panna nii, et sa saad kasutada mõlemat pidi, et on ka ristitalad kohe sisse ehitatud, et samamoodi, kui nagu mugavusarustest rääkida, mis selle Joggeril on peal, on juhtmevaba Android Auto ja Apple CarPlay. Istud autosse, see telefon ühendab automaatselt ära, kui sa ei taha autonavi kasutada oma Waze'i, näed, kus politsei on nii edasi, et ühesõnaga kõik see kaasaegne tehnoloogia on selle autol peal. Me läheme ise ka proovime ja avastame seda, et on midagi, millele peaks rõhku pöörama või vaatama kindlasti? No detailidele soovitan alati rõhku pöörata, selles mõttes, et kõik on ikka läbi mõeldud ja kõik on viimseni viimistletud, et väga hea näeb välja, mugav on sõita, proovige ära. No Kairi, kuidas on üle hulga sõita manuaalkastiga autoga? Kusjuures veider on see, et ma alles üks päev siin sõitsin bussiga ja see oli manuaalkastiga ja siis ma mõtlesin, et ülitore on vahepeal sõita. Muidu läheb sul täiesti meenest ära, kuidas see käigu vahetamine on ja eriti uuel autol on ju isegi see käigu vahetamine nii mõnus ja mugav, et ma arvan, seda enam ei pea väga muretsema, et ei tea, kas saatsid valgusfoori tagant niimoodi ära minna, et välja ei sure või libistad kõvasti sidurit. Ainuke asi, mis mina olen tähele pannud, kui ma manuaaliga vahepeal pean sõitma, siis ma suletan ta välja kuskil foori all, sellepärast, et ei pane siduriga, ei lahuta ära. Väiksed, aga need sa kiirelt õpid ümber, aga tulemas on Daciale loomulikult ka hübriid, automaat loomulikult ja nii edasi, et lihtsalt täna meil selline auto ja kui sa nüüd siia sisse vaatad, siis Dacia on teinud ikka olulise hüppe, nagu Indrek siin rääkis, täiesti vastab tõele, et vaadake neid asju ja neid detaile. Jah, kui me tihti räägime sellest, kuidas pea 2-meetrine Raivo siia autosse ära mahub, siis siin ei ole küll mingit küsimust, et kas ta mahub ja kui palju peal ruumi on. Et siin on tõesti ruumi kõvasti, see on ka ju märk sellest, et tegemist on 7-kohalise autoga. Siis tõesti me peame aru hakkama saama, et mis meil päriselt vaja on, et kui meil ongi suur pere ja meil on tihti vaja mahutada siia 7 inimest, siis ma ei näe põhjust, miks ei võiks olla Dacia Jogger see auto, mida endale soetada. No miks 7 inimest selles mõttes ka, et sa saad ju lisaruumi sinna taha tekitada, et ta on ikkagi suur auto, nagu sa ütlesid selle intervjuu alguses, ta on ka väljas suur tegelikult, ongi nii sees kui väljast. Minul ennast täiesti nagu muuseas, et seda juttu nagu jätkata, et miks täna nagu Dacia need ootejärjekorrad on nii lühikesed ja miks need müüginumbrid tõused, ongi see, et Dacia suudab täna toota ja elektroonikat on nendel nii-öelda siis tööstuspargi jaoks mõeldud autodel oluliselt vähem. Kiipe, mille taga kogu see Dacia täna seisab, kulub vähem ja sellepärast ongi. Ja teine asi on see, et minu teada on Dacia Duster täna Euroopa kas kõige müüdam auto. Pead ei anna, aga igatahes top 2 on ta kohe kindlasti. Ja sellepärast just ongi, et inimesed on hakanud aru saama, et punktist A punkti B jõudmiseks ei ole vaja maksta palju raha, on vaja ratast ja rooli. Aga siia nüüd on loomulikult sellesse Joggerisse, siia on lisatud muidugi ka
kõik need juhiabisüsteemid ja kõik muu, nii et ega Dacia läheb ka ikkagi sama rada, aga mis on huvitav, see hind ei tõuse oluliselt. Vot see ongi oluline, et kui sa saad selle raha eest, mis see auto maksab vist 15 000 kuskil pluss miinus seal, et 7 kohta, sul on kõik asjad siin olemas, siis ma ei näe põhjust, mille pärast sa peaksid maksma sellise auto eest, ma ei tea, 30, 40 000, 50 000. No, isegi kui raha, ei, no mina olen seda meelt, et isegi kui raha on, siis ma ei näe põhjust, et miks siis peaks seda tohutult tuhlama ja üle maksma asjade eest. See on jälle see küsimus, et kes kellele, et mul üks sõber ostis 160 000 auto ja ma küsin, miljaks seda vajast, et ma saan seda endale lubada. No, see on juba teine äärmus, aga muidu kui igapäevast elu mõelda, siis ülilahe auto, nagu tegelikult vaikne. Meil on tegemist fossiil-bensiinimootoriga autoga, nagu ma ütlesin, siis hübriid tuleb vähe hiljem. Ei ole siin mitte mingisugust lärmi sees. Auto näeb, võtame 5 aastat tagasi toodetud Daciatega ikkagi auto moodi rohkem oluliselt välja. Sul on rooli peale tekkinud mingid nupud ja asjad. Ja nagu Indrek ennem ütles, et ma olen kogu aeg selle peale mõelnud, et mille jaoks üldse on nagu elektriistmed autol. Sest siis, kui on vaja teinekord teda nagu liigutada ühest kohast teised, pääseda võib-olla tagant mingi asjale läheda, siis sa pead ootama seni, kuni ta venib. Aga selle kangiga käib ju see ju tšik-tšak, nagu tegelikult ka, et tuleb mõelda, mida sul selle auto juurde tegelikult vaja on. Elektriiste on minu meelest kõige mõttetum asi üldse auto juures. Kindlasti on neid, kellel on mäludega istmeid ja praegu tahaksid öelda, et mis juttu sa ajad, et kui ma tahan ise sõita, vajutab mälu 1, tuleb sõber, tuleb mälu 2. Ja teadsus on see, et lõpuks on ikkagi see, et mina käisin ka kui ma ostsin oma seda Mercedes, käisin ja proovisin, kuidas taga ikka ruumi on ja ma panen käe südamele, ma pole mitte kordagi tagaistmel istunud. Et Dacia puhul on tõesti see, et kõigepealt praktilisus. Jõuame ühest kohast teise, teeme seda võimalikult odavalt ja nüüd turvaliselt. Ja nagu Joggeri puhul näha, siis ka juba mugavalt.